näed, olemegi eetris kahekesi. Nii tore. Tšau, tšau! Tšau. Tere hommikust kõigile, kes on tulnud ka siia kuulama, vaatama. Meil on praegu hetkel siin juba ligi 30 inimest laivis, nii et tere kõigile. Ja ma tean, et järgi vaatab terve hunnik inimesi, sest see saab tulema ülipõnev õpijamps ja väga vajalikul teemal, nimelt müük, mis on igale ettevõtjale nii kriitiliselt vajalik oskus. Ja Ketlin, sind me oleme kutsunud siin sellepärast, arva, miks? Ja sellepärast, et rääkida, anda häid nippe, kuidas oleks väga lihtne müüa. Täpselt ja miks me sind just kutsunud oleme, sellepärast et me näeme, kui hästi sa seda teed. Nii et ma loodan, et sa räägid meile kõik oma saladused ära, kuidas sa No seda räägin. teed. Räägin. Teate, üks kohe esimene saladus on see, mida rohkem sa välja annad, mida rohkem sa teisi aitad, seda rohkem universum toob sulle raha ja müüki peale. Nii et ma annan nii palju, kui ma suudan, lihtsalt küsige hästi palju. Täpselt samamoodi alustasin ka mina seda vestlust siin kommentaariumis, ütlesin, et mida sa tahaksid täna kõige rohkem kuulda. Küsi, mis sind täpselt huvitab, et ma tean, et Ketlin on täiega avatud ja valmis kõike jagama oma neid kogemusi ja asju. Aga tänane niisugune fookusteema müügi osas, sest noh, müük on ju nii lai mõiste iseenesest, aga fookus on siis need üks-ühele kõned. Et kuidas sa seda neid teed? Räägi nagu otsast peale ära, kuidas sa teed seda müüki? Üks-ühele kõned. Ma tean, et kui sa viimati mind intervjueerisid, siis ma mäletan ka, mida ma rääkisin, et seal ma kuidagi minu meelest püüdsin ka seda protsessi nagu tuua välja, sest vaata hästi oluline on see, et me vaataks, et meil oleks selge suur pilt, mida me tahame, on ju. Ja üks-ühele kõned, need võivad olla üks-ühele, ma ei tea, Messengeris kirjalikult või üks-ühele, nii nagu meie siin täna sinuga suhtleme, on ju. Et seal on nagu just see olulisus, et kuidas see nagu peaks välja nägema ja kui siin vaatajatel oli välja lubatud et millest me räägime, on ju, siis siin ka, sest üks-ühele kõne, vähemalt kuidas mina seda teen. Kas sa mõtled siin üks-ühele telefonikõne või juba see, kui me juba räägime nii, nagu meie tegelikult siin praegu räägime? No vot, mina mõtlen nagu seda, et mis ma ise veebikoolis olen kogenud ja näinud müügiga seoses, et ma olen hästi, noh, minule meeldib hästi turundus, et mulle meeldib kõik see, mis turunduse pool, mulle meeldib neid kontakte sisse tuua ja soojendada inimesi ja kõik see osa. Aga mida ma olen näinud, on see, et ainult maandumislehest ei piisa. Noh, et sul on üks ilus maandumisleht ja siis inimene teeb selle otsuse ja otsustab ja ostab midagi, eriti kui on tegemist selliste kallimate toodetega või Ja. teenustega. Ja kui me hakkasime rakendama seda telefonimüüki ka veebikoolis, siis me Mhm. hakkasime nägema tulemusi ja mis tegelikult oli kõige ägedam, oli see, et me hakkasime saama tagasisidet inimeste käest, et mis need tegelikult need hirmud, need plokid neil olid, miks nad ei ostnud. Meie omast arust tegime nii vinge turunduse ära ja töö ära, aga ikkagi nagu osta ei tulnud ja siis me vaatasime, et ahah, et see müügikõne andis tegelikult nagu seda sisendit, mis ma nägin kõige suurema väärtusena. Mhm. Aga Just. just ma mõtlengi neid Ja. nagu üks-ühele, et kui turundus on tehtud juba maksimum ära, sest sina teed ka väga head turundust, aga et kui nüüd see on nagu tehtud maksimum, et kuidas siis edasi, et kuidas ikkagi need müügid päriselt koju tuua? Mil iganes viisil, Ja kas nüüd on. otse Messenger või telefoni teel või kuidas sina seda teed? Ja ehk siis me räägime sellest vestlusest, kui turundus on toimunud. Mhm. See on kusjuures väga suur vahe, kas on vestlus ilma turunduseta või vestlus turundusega, vaata onju. Jaa, okei. Ahah. Mina olen ka seda meelt, et turundus peab olema, sest see lihtsalt lihtsustab nii palju kogu protsessi, kui sa turundust ei tee, kui sa häid maandumislehte, lehti või lehte ei ehita, siis on väga keeruline ka sealt edasi minna. Nüüd toome näite, et me oleme teinud valmis kõik, meil on seal reaalselt maandumislehed, inimesed on näiteks veebiseminaril osalenud või mõnda artiklit lugenud või midagi, mida nad turundusest kätte saanud on. Ja sinul on siis selle inimese andmed olemas, kes siis saanud on ja sa tegelikult oled siis selles olukorras, et sa hakkad võtma neid inimesi ette, kes on sinu infot tarbinud. Mhm. Ehk et number üks, ma olen ise teinud, ma olen neid teinud siin viimastel isegi kuudel päris paljudele klientidele ette. Ka see telefonikõne peab olema hästi üles ehitatud, mis puudutab siis, et sa kutsutad üks-ühele vestlusele. Ja noh, mida kaugemale sa ise arened, seda lihtsam on neid ju teha, aga et see telefonivestlus, noh, mida ma näen, mida müügiinimesed või ettevõtjad või inimesed, noh, see suurim viga, mis on, alati minnakse kohe müüma. See ei ole üldse mõistlik, see esimene asi, et kohe, et vaat sa istud juba enda sees selle krambiga, et sul on kiiresti vaja, onju. Et see ei ole tegelikult üldse hea. pigem on see, et kui sa helistad nii, sa lugesid seda, sa käisid veebiseminarile, et õigemini alati tuleb üldse, kas sa käisid, kas sa osalesid.
sest väga paljud lihtsalt on, teevad mingi muid asju samal ajal. meil on väga palju siukseid seminar junkisid, ma ütlen otse välja, vaata, et tegelikult nad ei ole kohal. mina alati küsin, kas sa olid kohal? ja Mhm. siis ta ütleb, et ma ei olnud näiteks tegelikult kohal, siis ma ütlen, et palun ole kena, et kas sul on selle asja vastu huvi, et mine kindlasti vaata ära. Aga, ja siis ta läheb, vaatab ära ja ma ütlen, et millal ma võiksin sulle uuesti helistada, onju. või siis teinekord, kui ma tundun talle juba põnev, ta ütleb, ja ma tahan kohe teada, mis sa siis mulle helistad, vaata, onju. siis ma ütlen, et tead, ma tegelikult tahan teada, et miks see teema sind kõnetab, onju. miks sa oled tulnud, ma tahan inimesest aru saada. teate, mis ma tahan tegelikult aru saada, kas ma üldse talle müüa tahan? Mm. kusjuures see on üks oluline asi, kui sina oled juba selle suhtumisega, et sa otsustad, kas sa tahad talle müüa või sa ei taha, siis tõenäoliselt sa saad igal juhul võimaluse müüa, sest sinu mindset on juba teistsugune. ja mina juba põhimõtte pärast ei taha ja ma ütlen otse välja ka, ma olen hästi autentne, hästi siiras. ja hea on, kui sul on mingi skript ees, aga mitte nii, et sul on oota, ma vaatan, mis mu järgmine lause oli, vaata. see nagu ei ole hea, onju. tead nagu noh, oma vestluse struktuuri, et mida sa tema kohta teada tahad, onju. et siis ma küsingi ta käest, et mis sul nagu on need nagu ma ei saa vaata kohe ka väga isiklikuks minna, kui ma ei ole ju inimesega nagu saanud sina peale. ja siis ongi, ma ütlen, et tead, ma tegelikult tahan sind kutsuda konsultatsioonile, aga ma tahan teada, kas see on midagi sinu jaoks. ja sellepärast ongi hea, et kui sa juba sellele veebiseminarile registreerisid, siis tõenäoliselt põhjusega, et sa niisama seda ei teinud, et seal peab mingi põhjus olema. ja et siis ma tahaks lihtsalt aru saada, et kas mul on võimalus sind edasi aidata. ja see tekitab neil selle tunde, et ta ei müügi mulle, vaata, et tegelikult ja siis mõnel tekib see tunne, et tahaks näha, kuidas ta teeb edasi, onju. ja siis mul ongi, aga mis on nüüd hästi oluline asi, et sa paned endale kirja ka selle, et sa võtad siis selle inimesega sellel ajal uuesti ühendust, onju. et sa kokku lubanud oled. aga toome näite, et ütleb, jaa, ma olen kuulanud, lugenud, et miks ma peaksin sinuga konsultatsioonile tulema, mina ütlen alati konsultatsioon, mitte et tule müügikohtumine, müügikohtumine juba ütleb, et müük toimub, onju. aga konsultatsioon on see, et me konsulteerime, see on niisugune mõnus pehme, vaata. ja siis lepime kokku, ma selgitan talle, ahah, selge, sul on see teema, et mis sa arvad, kui me teeksime eraldi konsultatsiooni, et mu kuulaks ära, et äkki mul on võimalus sind veel rohkem aidata, onju, et ma hea meelega, et konsultatsioon ongi selleks, et paremini aru saada. ja mina saan sulle siin ka rohkem selgitada, et telefoni teel ei tahaks rohkem su aega võtta, onju. ja üldjuhul nad on väga rõõmuga nõus, kui ta on õige. nii, siis tuleb see konsultatsioon ehk siis see üks-ühele vestlus, nimetame seda üks-ühele vestluseks, onju. me saame kokku, on ta siis nii, nagu meie sinuga, Marika, praegu suhtleme, onju. või saad seda ka füüsiliselt kokku või mõni tahab telefonikõne, siis see on ka täitsa fine. aga kõige parem on ikkagi nii, nagu meie siin suhtleme pildiga või siis füüsiline kohtumine, onju. ja ja mida ma tegelikult teen, minu meelest müügis kõige suurem saladus on see, et ma ei müü mitte kunagi otse, ma tihtipeale ei räägi üldse sellest asjast, mida ma müün. ma räägin ainult inimesest. Wow. pange nüüd palun see endale kuskile pange kirja, see kes te kirja, kui sa vaatate. tahad müüa, siis sul ei ole mõtet rääkida sellest asjast, mida sa müüd tegelikult, sul on Wow. oluline. ja see on kõige suurem nagu oskus minu elus, millest ma olen aru saanud täna. täna mina võin ausalt öelda, ma ei tee nalja, ma ise pakun ju ärimentorluse teenust, aga mul on reaalselt järjekord ukse taga. ja kõige parem on see, et ma ei räägi ärimentorlusest mitte üht sõna mitte kuskil. aga mida ma teen, ma pakun kogu aeg väärtust. igal võimalikul viisil. mind kutsutakse esinema, kutsutakse sinna, aga mis on, ma hoolin inimesest. ma ei mõtle, jah, ma mõtlen selle peale, mis mu rahakotis toimub. muidugi ma mõtlen selle peale, aga ma olen aru saanud, kui ma mõtlen ainult sellele rahakotile, siis seda raha ei tule. tuleb ainult väärtuse pakkumisega. mis tähendab seda, et sa pead ennast väga tugevalt armastama. minu põhitöö on iga päev õppida iseennast rohkem armastama. Wow. see on põhitöö ja see peaks olema iga inimese põhitöö, iseennast iga päev natuke rohkem jälle armastada, onju. ütle, mul siis käivad tuleb jälle külmavärinad üle. sest see on nii tõsi, vaata, onju. no panete tähele, kui inimene räägib hingest ja südamest, siis sul hakkavadki surinad, onju, et noh, meil ei ole valetamine tuleb alati välja. see tuleb alati, valel on lühikesed jalad, onju. ehk siis see on number üks sinu mindset, onju. mõtle, kuidas sa saad teda aidata. täna mina ka, kui ma siin räägin, ma päriselt, ma südamest, ma olen õnnelik, kui ma olen suutnud mõnel inimesel midagi paremaks saada. mina saan selle tasu universumil kuskilt, ma ei tea, kust kätte vaata endale nagu tagasi, onju. et ei tohi kitsi olla.
hästi tähtis. väga paljud kardavad anda konsultatsioonil väärtust ära, sest kui ma liiga palju ära annan, äkki ta ei tule siis vaata, sest tal ei ole ju midagi osta enam. aga see on kõige halvem mõtlemine üldse, mis olla saab, et nii ei tohi mõelda. ja nii, siis ta tuleb, ehk siis minu ainus mõte on see, kuidas ma saaksin selle konsultatsiooni käigus kohe midagi ära lahendada. kohe. näiteks ja ma ei hoia mitte millegagi tagasi, mul on see konsultatsioon, siis ma kuulan, on tere, siis ma alati tänan, hästi oluline on tänulikkus, suur aitäh sulle, ma olen nii tänulik selle usalduse eest, et sa käisid seal veebiseminaril, et sa oled nõus minuga siin kohtuma, et vaatame, kuidas meil seal läheb. aga minu mõte on aru saada, mis on täna sinu kõige suuremad väljakutsed, noh, lähtuvalt sellest teemast, mis siis juttu oli. ja et äkki ma saan sind kohe kuidagi aidata. siis esiteks inimene mõtleb, no üldjuhul nad nagu, nad ei mõtle selle, näiteks kui väga väärtuslik on, mul on väga paljud inimesed pakuvad konsultatsiooni eest raha, ma ütlesin, et minu äristrateegias ei ole seda kohta, et ma võtan konsultatsiooni eest raha, sa pead teenuse võtma siis. aga põhimõtteliselt sa pead nii hea konsultatsiooni tegema, et teine on sulle valmis maksma selle eest. see peab nii hea olema. ja siis ma kuulan, üldjuhul on minu konsultatsioonid kestavad umbes tund aega. vahetevahel lähevad 1,5 tundi, vahest isegi Kas ma rohkem. tohin korraks ühe sammu nagu jah, tagasi astuda selle jah, konsultatsiooni osas? Väga hea oli see, et sa tõid välja, et sa nagu selles kõnes filtreerid välja, et kas see on üldse sinu ideaalklient. ja. Et nagu, kas sul on juhtunud, kas sul on seda ka, et ma saan aru, et kitsi ei tohi olla, aga Mhm. noh, aega meil on piiratult, on ju, ja ja, meil on pere ja omad asjad ja nii ja. edasi. Et kas sa oled vahel tundnud ka, et sa teed liiga palju nagu tasuta neid konsultatsioone nagu valedele inimestele või raiskad oma aega või kas sul on selliseid hetki ka olnud? On olnud, aga täna ma näen teiste inimeste pealt, kus väga kiiresti antakse hinnanguid. väga kiiresti antakse hinnanguid, sest minul on täna, kuidas ma siis ütlen, kui sa oled oma sõnumi turunduses hästi üles ehitanud, sul ei teki valesid inimesi, number üks. et see Okei, hakkab kõik sellest, et mis tähendab seda, et kui sul tuleb liiga palju erinevaid inimesi, siis su fookus on laiali. väga hea, super. et hästi fokusseeritud, näiteks toon lihtsalt kiirelt ühe näite, mida ma Mhm. soovitan teil teha, on ärides tehke visioonikoosolekud. issand, Kaarel, võtsid mu raamatu anda. et ma vaatan, et ühesõnaga minu enda raamatus lehekülg 125, tehke ära nendele küsimustele vastused, ma püüan ruttu siit võtta teile ka need välja. lehekülg 125, siis see aitab sõnum hästi konkreetseks saada. kohe lihtsalt toon need näited, mis küsimustele peaks vastama. millisena sa näed oma ettevõtet täna, mis on selle hetke olukorra analüüs? kus on ettevõte 5 aasta pärast, kus sa näed, et ta võiks olla, tee seda kindlasti koos oma meeskonnaga, mitte üksinda, on ju. siis kuidas kliendid meist räägivad, kuidas sa tahad, et nad sinust räägiksid, on ju. siis kuidas meeskonnaliikmed sinust räägivad, kuidas koostööpartnerid, noh, sinust, meist räägivad, on ju. ja millist probleemi sinu ettevõte lahendab, milline peaks olema meie finantspoliitika, milline personalipoliitika, miks peaks klient valima just meid, mis teeb kliendi õnnelikuks, milliseid uusi teenuseid või tooteid võiksime arendada, millised on meie põhiväärtused, mina nimetan, et need on meie 10 käsku ja mis eristab meid siis konkurentidest ja mis on saavutus, mille üle sooviksime kõik koos uhked olla. ma praegu vuristasin, seal on igal nagu küsimusel taga ka see tagamõte, et miks seda küsida. ja kui sa need ära teed ja tänapäeval meil on selline võimas chat-GPT ja nagu need, mis aitavad need häälindistused teha nagu tekstideks, siis sul tekib üliselge visioon, missioon ja eesmärk ja sa oskad turundust teha hästi sihitult. Ja see võtab aega, ütleme nii, et koosolekut on teed seda üksi või meeskonnaga on umbes keskeltläbi 16 kuni 18 tundi. ja siis tuleb eraldi aega, et sa võtad selle 16 kuni 18 tundi tekstiks, on ju. ja teksti saad kasutada siis ai rakenduses, et sulle tehakse kokkuvõte ja sa saad üliselge nissi nagu. aga selleks sa pead kõikidele nendele küsimustele vastama. kui sa ei tea neile vastust, siis sa turundust teha ei oska. ma ütlen otse välja, sa ei oska teha turundust. ja kui sa saad sealt selle hästi kitsa niši, näiteks mina tegelen ainult pereettevõtjatega, hästi kitsas nišš. mul on konkreetselt teada, et pereettevõtlus on minu teema ja ja minu sihtrühmaks on ainult ettevõtjad, ma ei suhtle kellegi teisega. ja ma ütlen selle otse välja, et konsultatsioonile saavad ainult need. aga see nõuab enesekindlust, sest tihti, miks me hoiame fookust laiali, sest meil on hirm, et kui liiga väike on, äkki ei tule. aga tead, mis kõige naljakam, mida
mida kitsamaks sa lähed, seda rohkem rahvast tuleb, see on nii naljakas, aga see on nii. ehk siis kunagi mul oli ka, tulid igasugused ja kui siis mõni satub, mitte päris sihtrühm, aga siis ta tõenäoliselt unistab sellest, muidu ta ei satuks, siis mina teen temaga täpselt samamoodi ära. ja mul on olnud inimesi, kes küsivad, miks sa raiskasid aega tema peale, siis ma vaatan siukse näoga, kuidas sa ütled niimoodi, et sa raiskad kellegi peale aega? nii ei tohi öelda, et sa ei raiska mitte kunagi, sa ei tea, keda see inimene teab. Sa ei tea, võib-olla universum on ta meelega sinu juurde saatnud, sest sa avad temas midagi ja ta on sul võib-olla aasta pärast sihuke kuldklient, et täitsa lõpp. mul on tulnud rahad sealt, kõige suuremad rahad sealt, kus ma neid kõige vähem ootan ja selliste inimeste kaudu, kus ma neid kõige vähem ootan. nii et selles suhtes kiire vastus küsimusele, et kui sul neid liiga palju on, sa teed turunduses midagi valesti. väga hea. Mhm. aga kui sul on neid paar tükki, siis nad ilmselt unistavad ja sa oledki loodud neid aitama, vaata, et las nad unistavad. et see on jumala fine nagu, et ma loodan, ma vastasin ära sellele küsimusele, püüdsin kiiresti teha. Äh, väga-väga-väga hea ja ma arvan, see oleks olnud üks puudujääv lüli, vaata, Mhm. aga me saame tegelikult jätkata sealt, kus sa ütlesid, et kui sul nüüd on see Jaa. konsultatsioon, aga ma Mhm. ütlen sulle vahepeal lihtsalt, et Triin kommenteeris siin vestluses, et tal oli sinuga kõne ja ta ütles, et see oli midagi täiesti sügavamat, kui ta oleks osanud oodata, et kohe alguses oli kohe kõne väga sügav, et sa peegeldasid talle asju, mida ta ise ei oleks osanud teadvustada ja siis tema abikaasa küsis tema käest, et kust sa selle hoo nüüd sisse said Seda ma ei teadnudki. Triinuga meil oli tõesti ja seal ma, noh, kontseptsioon on sama, et kui me Triinuga rääkisime, ma päriselt 100% võtsin Triinu jaoks aja. Mhm. mul ei olnud ühtegi eesmärki talle nagu müüa otseselt, vaid ma päriselt kuulasin teda, kas mul üldse on talle midagi anda nagu edasi. ja noh, meil muidugi läks hästi, vaata, tuli välja, et on anda ja tegime ka nii, et tegime tehingu ja nii, et selles suhtes oli tore. ja, ja Triin on jah, kindlasti väga hea näide, et mida ma tegin, ma kuulasin, ma täiega kuulasin ja mul polnud õrna aimugi, kuhu me selle konsultatsiooniga nagu jõudsime või noh, jõuame, vaata, onju. kõige tähtsam on see, et sa päriselt hoolid, inimene peab tundma, et sa hoolid temast, see on kõige tähtsam asi üldse. ja iga kord, kui ma lähen inimesega kõnesse, siis ma ei mõtle selle peale, et ma pean talle maha müüma, ma ei mõtle, ma mõtlen hoopis nii, ma pean talle mingi väga hea väärtuse kätte andma. ma, ma, ma tunnen, et mu konsultatsioon on õnnestunud siis, kui ma olen suutnud teise inimese elu muuta, siis on hästi läinud. ja minul on nii, et minu konsultatsiooniajad on mitu kuud on järjekord. sest kui inimene, vaata, kui sa lood endale järjekorra, siis mis juhtub, nad väärtustavad ka rohkem seda. Nad saavad aru, et sellesse peab ise ka tõsiselt suhtuma. aga kui sa oled ka, kui sa iseennast ei hinda ja oled nagu, kuidas ma ütlen siis, lükata, tõmmata igas mõttes, on ju, siis tegelikult keegi teine sind ka ei hinda, et inimesed teavad, mul on olnud nii, et 2 kuud olen oodanud järjekorras sinu juurde, et nad juba tulevad ka nii, et nad valmistavad ennast ette, vaata. et miks mulle meeldib öelda, et järjekord peab ukse taga olema, on sellepärast see näitab, et siis sa väärtustad ennast, muidu ei saa seda ju tekkida. vaadake siin võimsad arstid, kellel on ju pikad järjekorrad, seal on põhjus, et neil on pikad järjekorrad, on ju. ma vahest mõnda teenust ei taha isegi tarbida, kui seal järjekorda pole, ma ootasin oma juuksurit aasta aega järjekorras. et meie aasta polnud, vabandust, ma sain kiiremini löögile, sest keegi ütles ära, ma olin ootejärjekorras, vaata, onju, et ma sain poole aastaga löögile, ma olin päris õnnelik, aastast sai pool aastat, jess. ehk siis, ehk siis see on see mõte ja kui sa räägid temaga, siis see mõte peab olema, kuidas teda aidata ja tead, kui lihtne on rääkida inimesega, kui sul peas on see kell maas. isegi sel hetkel, kui sul on 0 eurot kontol ja sa tahad, sul on vaja perele süüa osta. ma tean, et ettevõtjad on sellistes olukordades, ma olen ise selles olnud. siis sellel hetkel mõtle ainult, kuidas sa suudad sellele ühele inimesele väärtust anda ja usud, ostab. sellepärast, et see, mida sina teed konsultatsiooni hetkel ja kui inimene otsustab, et ta tahab sinu käest osta, siis see tunne, mida sa lood sellel hetkel, see tunne hakkab pärast teenuse või tootega nagu kaasas käima. ja kui sa lood rahuseisundi, rahutunde, sa väärtustad ennast, sa suudad teist osapoolt väärtustada, siis mis juhtub? noh, ma olen alati mõelnud, et ma annan mõnele inimesele konsultatsioonil sellise väärtuse ära, mida ma müün tuhandete eurodega. aga mis vahet seal on? mis vahet seal on? oluline on see, et inimene saab ja siis ta saab mingisugune, vaata, inimesel tekib see.
moment, et ma sain vastuse, ma sain lahenduse. ma mäletan, ma tegin just ühele viimasele inimesele konsultatsiooni, ta kirjutas mulle romaani, kuidas ma muutsin tema elu täielikult, totaalselt. see ei olnud Triin praegu, kusjuures see oli pärast Triinu üks konsultatsioon. ja ja ta saab selle tunde, tead, aga mis siis, mis juhtub, kui inimene saab selle tunde? moment, tal tekib see, et ma tahan veel ma tahan veel, kuidas seda veel saada ja siis sa ütled, mul on reeglid sellised ja asjad nii ja kas sa pead siin midagi müüma? mitte midagi. ainult aita, anna talle seda väärtust, mida teine klient maksab sulle selle eest võib-olla suurt summat, aga näita talle, millist tunnet on võimalik sinuga koos tunda. ja see ongi üks ühele vestluse peamine eesmärk, mult inimesed küsivad, kuidas sa sellest tootest või teenusest nüüd rääkisid seal konsultatsioonil, ma ütlesin, ma ei rääkinud ühtegi sõna sellest. ma rääkisin ainult sellest, kuidas seda aidata. ja siis, kui ta tahab uuesti, siis ütled, kuule, et tead, mul on siin tegelikult reeglid ja see polegi nii lihtne, vaata, et mis sa arvad, kui me teeme nüüd eraldi vestluse, siis ma räägin sulle, kuidas kogu see protsess välja näeb ja kuidas üldse kliendiks saab. siis ta mingi ja. ehk siis sellest järgmine vestlus, siis õpeta, kuidas kliendiks saada ja siis tuleb see tavapärane müügivärk, on ju, siis ta tuleb, ta tahab juba siin, müü mulle, ta tuleb sellega, müü mulle, vaata. Ja lõpuks ongi nii, et sa ei peagi midagi justkui müüma, sa müüd kõige paremini siis, kui sa ei müü mitte midagi, anna ainult väärtust. Mhm. Nii et sul on see siis, sinu strateegia on see, et kui toimub veebiseminar, see, kuidas sa oled saanud endale need järjekorrad ukse taha, toimub veebiseminar, siis sa võtad ühendust inimestega kas telefoni teel alguses või Messengeris või kuidas sa nagu võtad nende inimestega ühendust, kes veebiseminaridel osalevad? mina olen vaata selles suhtes võib-olla mitte kõige parem näide selle koha pealt, et mul on niimoodi, et ma ei pea isegi telefoniga ühendust võtma, nad ise kirjutavad, tahan vaata, onju. aga kui ma ei olnud veel selles kohas, sest mida ma olen teinud, ma olen aastaid ju oma nime ehitanud, eks ju, aastaid. Mhm. ja ma olen oma plekkidest ja aukudest ka rääkinud ja kahetsustest ja nii edasi, onju. see on ka turundus kusjuures. turundus ei ole see, et sul kõik hästi on kogu aeg. turundus on ka see, et vahest juhtub midagi, onju. ja aga kui sul ei ole veel sellist, et inimesed, noh, mul on niimoodi, et veebiseminar lõpeb, ma ütlen, kes tahab konsultatsioonile, pange omale see link, praegu ma ei saa seda tükk aega teha, sest ma lihtsalt ei jaksa neid ära teenindada, vaata. et siis ma annan väikse aja ja uuesti, aga kui sa ei ole ennast veel niimoodi üles ehitanud, siis ja need, kes sul kõik registreerinud on, siis tuleb kindlasti helistada nad läbi. et täna, kui ma hakkaks veel helistama, siis tekiks ju veel pikem järjekord, et mul ei ole lihtsalt seda võimalust, aga mul ei ole see kogu aeg nii olnud. see olukord muutus siis, kui ma sain aru, et minu ainus töö on väärtust anda inimestele. minu ainus töö on anda võimalikult, mõned inimesed ütlevad, ma ei osta su käest, sa pakud tasuta nii palju väärtust. ma ütlesin, nii tore, muidugi vaata, see on ka jumala hea, sest et ta ei ole võib-olla ka veel valmis minu asju tarbima, vaata sellisel kujul. aga kindlasti kui veebiseminaril on rahvas osalenud, siis oluline on ka aeg, palun võtta ühendust sama päev ära võtta, sest muidu sa tundud meeleheitel, aga võta näiteks, tegelikult ma ei näe probleemi ka, kui ajaliselt kuidagi on, siis sama päev on ka tegelikult okei. mis on halb, on see, kui liiga pikk vahe jääb. kui veebiseminar on toimunud, siis tuleb ikkagi võtta, noh, nii et meelest ära ei lähe, selle suht kiiresti läheb meelest ära. võta siis, kas, ma ütlen, parem variant on võtta sama päev, järgmine päev, ülejärgmine päev, aga kui see läheb juba nädal aega vahet, nad ei mäleta enam, vaata, on ju, et selles suhtes kindlasti telefoni teel ja pakkuda talle välja konsultatsiooni ja öelda ausalt, et me tegelikult tahame aru saada, keda me saame aidata. et see on oluliselt parem nagu müügile, et oluline, müügis on üks reegel veel. sinu vestlus on õnnestunud siis, kui sa saad järgmise vestluse. Mhm. ja mida rohkem sul need, mõne inimesega ma pean 7 korda vestlema, et me jõuaksime müügini. ta lihtsalt vajab rohkem infot. mõni teine on nii, et ta ei taha isegi vestlust juba tahab osta, aga ma ei taha selliseid kliente ka, sest siis ta ei saa aru, mida ta ostab. jälle probleem. Mhm. jah, ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele. Väga hästi, sellepärast et just, et see, et sa teed selle vahekohtumise, et see ei ole nii, et kohe pärast veebiseminari tuleb müügikõne, vaid tulebki see vahekõne, kus sa Mhm. saad ise aru, kas see klient on sinu jaoks hea ja klient saab aru, tekitab huvi ja see, kuidas sa ütlesid, et sa ei räägi tootest, teenusest, mida me kipume tihti puristama ette, on ju, esimese Mhm. asjana, Mhm. vaid et sa keskendud sellele inimesele, aga mis on sellised peamised küsimused, mida sa küsid
konsultatsioonil, et nagu Triin ütles, et te jõudsite kohe sügavusteni. mis on see küsimus, kuidas sa tavaliselt alustad või mis need küsimused on? Triinuga oli võib-olla nagu teistmoodi ka, sest meil oli juba mingi aluspõhi all, sellepärast et ta on osanud minu koolitustel vaata, onju, ja siis ta ise, seal oli teistmoodi, sest ta palus paar minutit, et alustame hiljem. Ja siis ma küsisin, miks, esimene küsimus tuligi välja, et mille pärast siis hiljem oli vaja alustada ja me alustasime üldse sealt ja seal oli ka üks probleemkoht kohe, mida me hakkasime lahendama, onju. Et sealt, et selles suhtes Trinuga on nagu teistmoodi see näide, aga muidu on see, et mina alati küsin kuule, kuidas sa üldse sattusid mu veebiseminarile, vaata, siis ta hakkab rääkima, et tead, ma ei mäletagi, onju. ütlesin, aga vahest väga paljud inimesed ütlevad, ma ei mäletagi, Etlin, kuidas ma sattusin. või siis see, et keegi soovitas, ehk siis sa saad infot. järgmine küsimus on kohe see, et aga miks sa tulid, miks see teema sind kõnetab? ja siis vaata, kui ta hakkab sulle avama, miks see teema teda kõnetab, siis ma haaran sealt juba edasi järgmised sammud. ja siis ta näiteks ütleb, no ma tulin sellepärast, et mulle on ka noh, ütleme neid siukseid vastuseid, mis sul justkui mitte midagi ei anna, onju. on ka siuksed, et tead, mul sõber soovitas, et ilgelt tead, ma siis mõtlesin, ma tulen ikka ühe korra kuulama, onju. siis ma küsin, kas sa siis kuulasid lõpuni ja ütlesin, kuidas tundus, täitsa okei, vaata. aga kas sa õppisid midagi sellest? ja siis vaata, sa hakkad minema nagu kogu aeg sügavamaks, et panete tähele, mu küsimused on sellised, et ma püüan teda tundma õppida. miks ta tuli, mis ta sees toimub nagu. mul on ka mingid veebiseminari struktuurküsimused, ma võin need vabalt teile saata, te võite need kõik kogu kogukonnale saata, vaata, onju, et ma võin anda need välja, mul ei ole probleemi oma raamatust pilti ka teha nende küsimuste osas, vaata. et et ma arvan, et seal on siuksed struktuurküsimused olemas, mida võiks küsida. ma need võin saata. Ma arvan, et see oleks väga tore, kui me saame siia kommentaariumisse alla panna. et Mhm. andke märku, kes on huvitatud, kirjutage jaa. küsime kõigepealt, kas on huvitatud. Polegi üldse vaata. jah, täpselt. huvitatud. nii äge, lihtsalt see on jälle nii nagu julgustav, inspireeriv, see, mida sa jagad. aitäh sulle selle eest ja mul on nii hea meel, et sa oled tulemas meil veebikooli, müügikooli ka jagama siis sedasama asja. aga formaat on selline, et need, kes on siis müügikoolis osalejateks, väike grupp, et seal on kuskil keskeltläbi 30 inimest tõenäoliselt tuleb meil. ei taha seda gruppi väga suureks ajada, et jah, saaks anda sellist personaalset tagasisidet ja mis seal on siis eristuvus võrreldes sellise noh, üldisega vaata, see ongi see, et meil oli praegu aega 30 minutit, sa rääkisid hästi üldiselt, aga seal müügikoolis me saamegi võtta inimeste konkreetsed ärid ja valdkonnad, sest et kindlasti see ka erineb, on ju, et kõik võib-olla ei saa pakkuda konsultatsiooni, peavad mingil muul moel neid kliente endale saama, aga et kui müügikoolis olles sa saad siis seda omaenda ärile vastavalt nõu ja sina oled üks koolitajatest. et see on nii äge ja nii võimas. ja tänulik. kui ja kui sul on ka nüüd vaatajana tekkinud nagu noh, kui sul ongi see mure, et ma oskan teha asju, ma tean, et ma olen turul tegelikult väärtuslik, ma tean, et ma suudan pakkuda väärtust, aga endiselt mul ei ole kliente, mul ei ole kahjuks nii nagu Ketlinil on, et mul on aasta aega või mitu kuud on ju need klientide järjekorrad, et aga ma tahaks seda muuta, ma tahaks ka niimoodi, et mul oleks klient, et mul oleks see hingerahu, et mul järgmised kuud arved on makstud ja kaetud ja kõik liigub nagu ülesmäge. et anna märku, kui sa oled sellest huvitatud ja sa oled ja sul on kevadel ka sellist ajalist ressurssi natuke panustada, sest et ilma sinu panuseta ei juhtu mitte midagi. müügikool on nagu treening, see ei ole lihtsalt selline pealtkuulamine, pealtvaatamine, samal ajal mingite muude asjade tegemine, vaid see tegelikult on treening, sinu enda treening. et kui sa oled valmis selle trenni ette võtma ja panustama ajaliselt seda ka, et anna märku siin kommentaaris, et meil on üks eripakkumine, mis praegu ei ole nagu maandumislehel kirjas. aga kui sul on huvi, siis lihtsalt kirjuta otse näiteks meile info@veebikool.ee või siis kirjuta siin kommentaaris märku, et olen huvitatud ja me saadame sulle selle eripakkumise veel, mis meil siin mõned päevad kehtib. et pool gruppi meil on juba täis, aga siis osad veel on väga oodatud liituma, kes tunnevad, et vajavad sellist müügijulgust ja enesekindlust. et super, Ketlin, aitäh sulle. ma arvan, et sa panid siin niimoodi inimesi vaatama, et minul endal oli küll hing vahepeal kinni ja ma unustasin hingamise ära vahepeal. ja kindlasti seal järgmisel korral andke mullegi info, kus ma seda jagada saan ja mida ma jagada saan, et kindlasti seal ma usun, et minu teemad lähevad üldse väga huvitavasse kohta, sest tavaliselt ma räägin asjadest, kus inimestel seoseid ei ole, sest teate, et müük on hästi lihtne.
hästi lihtne. mul on, et sa iseennast armastad, ma usun, et ma hakkan seal koolitusel aitama. kui sa tunned, sa pakud väärtust, aga kliendid ei tule, see tähendab seda, et tuleb iseennast armastama õppida, et me õpime ennast armastama. ja tead, kohe, kui sa teed selle shift'i ära, ma olen näinud, mu enda kliendid niimoodi hakkavad müüke tulema, et ise ei ka hoia ja keele, nii et mina olen väga tänulik, Marika, et sa mind usaldad ja et sa annad mulle võimaluse sinu kogukonda aidata. nii äge, et me saame seda koos teha. Aitäh kõigile, kes tulid, vaatasid, kuulasid ja siin on mõtteainet, mida Ketlin rääkis, et mida ise rakendada. Aitäh, Ketlin, sulle, aitäh, tervitused su perele aitäh kõigile. ja näeme siis loodetavasti müügikoolis inimestega, aga igal juhul, kus siin või seal ikka. Ilusat nädalavahetust kõigile. tšau. Tšau. Tšau.